tere! Nüüd siis kuulate saadet Blogijate kuningirik. Selles saates ma natukene vabandan kõigepealt, et nii kaua aega on möödas viimasest saatest. Saate oli kavas 1. mai. Praegu uusi asju ei ole. Üleüldse blogi on juba pikemat aega väikesel nii-öelda puhkusel, tähendab, tegelikult ei ole puhkusel, vaid asi seisneb selles, et mul ei ole sinna suurt midagi kirjutada praegusel hetkel. 1. mai oli viimane. Usunditega sai korda. 1. mai. 3. aprill loodususundid. 1. mai bioloogia soo määramine. Rääkisin natuke bioloogiast, kuidas võib sood erinevad olla ja miks ei tohiks erinevaid sugusid ei tohiks alaristada ega diskrimineerida neid erinevaid soolletüüpe ja miks geid ja sellised on igati normaalsed geididest ja sest siis tuli õpioskused 13. mai, mis oli ka pagari 2016. pagari eriala teema. Ja siin me teine kuidas hindamissüsteem oli alguses õpioskuste osa. Õpioskuste raames kohtumise eesmärgid, panin siia kirja, mis seal olid. Tegin kogu see õpioskuste kausta, võtsin kõik läbi. Just multiintelligentsused. Ja siis on see 7, 8, 9. Panin siia kirja selle multiintelligentsuse testi, igaüks võib teha. 1, kui meeldib, kui läheb hästi hea, sulle meeldib see, siis on paned 1. See käib sinu kohta 1. Ja need, mis ei käi, tõmbab kriipsu. Siis niimoodi võid teha. Iga kord ja siis lõpus saad teada, milline on sinu. Aga seda on võimalik muuta alati. Ja siis teen nende õppimisvõtte, kuidas need abiks õppimisel on. Kõikide 7 multiintelligentsuse, lingvistiline, loogilis-matemaatiline, visuaalruumilise, muusikalise, rütmiline, kehalis, geneetiline, interpersonaalne, intrapersonaalne. Ja siis võtsin enda need eksistentsiaalse intelligentsuse kasutamine, arendamine ja kehalis-geneetilise intelligentsuse kasutamine ja arendamine, mis ma sain testi tulemusena ja mis ma kasutasin ja rääkisin nendest ka natukene, kuidas neid arendada, kellelt tulid need. Et sellistatud õpistiilid, siis teoreetilise töö, see oli see teadusliku psühholoogia eelse ajastu asi on see. Nii et need eelistatud õpistiilide värk on teadusliku psühholoogia eelne. Jagati 4 gruppi: tegutseja, pragmaatik, peegeldaja, teoreetik. Ehk siis flegmaatik, pragmaatik, siis 4 tükki, introvert, ekstrovert, pragmaatik ja see, mis ta oli, pragmaatik, introvert, ekstrovert. Ja sellised 4 gruppi. Ja siis stress.
stressi kohta ka. Ja siis kuidas stress tekib ja mis see stress üldse on. See on ka see on ka sealt pagari eriala õpioskuste ainest. Kohe kontekst siis sellele, et ma leidsin sahtlites sorades veel psühholoogia mõne pagari eriala asju ja siis ma leidsin ja kirjutasin need siia kohe automaatselt ära, et ei jääks midagi kõrvale. Ja niimoodi see sündiski. Ja nüüd on siis kõik kirjutatud. Peaks olema vähemalt kõik kirjutatud, mis pagari eriala juurde kuuluvad. Ja viimase õpioskuste aine läks ühtlasi mõnevõrra kokku ka psühholoogia asjadega. Psühholoogiaga enam on nüüd tehtud. Ja nüüd järgmine aasta on tulevas veel üks huvitavaid asju. Huvitavaid aine. Järgmine aasta võib-olla jätkan seda. Või blogipidamist jätkan kindlasti, aga järgmine aasta? No, õppeaasta, see tähendab septembris. Jätkan blogipidamist ilmselt. Võib-olla ka leian suvel midagi huvitavat, mida blogisse kirjutada. Kui leian, siis kirjutan. Kui ei leia, siis ilmselt ei kirjuta. Ma vaatan. Tegelikult ma arvan, et ma suvel kirjutan, suvel on ju laulupidu. Ja hakkan pidama laulupeo blogi, võib-olla. Ma ei tea, ma vaatan. Kui aega jääb, siis pean. Võib-olla ta laulupeos ka mõne saate siin. Jah, ma lähen ju laulupeole suvel. Mul laulupeo teema ka see. Aga nüüd ma siis lõpetan. Viimane blogi oli täiesti mai algus. Vahepeal on hästi palju teemasid tulnud. Aprilli lõpp. Usundid on kõik ära tehtud. Jah, nüüd me siis lõpetan. Tead äge, ja nüüd uute saadeteni. Tšau, lugege ikka minu blogi. Blogi on aadressil leonhardiblogi.blogspot.com. Leonhardi blogi võite otsikusse panna ka kirjutada. Äkki leiate ülesse Google otsingust. leonhardiblogi.blogspot.com. Sealt leiate kindlasti minu blogi ülesse. Sinise taustaga. https:// ilma www tähiseta. https oli https või oli http. https ehk siis turvaline. // www.leonhardiblogi.blogspot.com. Jah. Nii, ja nüüd me lõpetame head aega ja nüüd uute videoteni. Mitte videoteni, saadeteni. Tšau! Muusikateooria tuleb ka veel siin.